Me teeme nüüd seda sama tööd, mida eelmises videos on ja see on nii perses Austraalias. Jope selles, vihmamantel, pusa, T-särk, ikka kur külm. Meil praegu erinevus on see, et me teeme Joonasega kahekesi seda. See tähendab seda, et me sõidame põkaga ka ise, persäge põka on. Siin farmis on nagu see, et kõik need traktorid ja kõik, need on nagu jõle väiksed. No sest siin on see, et siia vahele nagu need suured põkad ei mahu ja siin ei ole vaja tegelikult neid suuri põkasi. Nagu sa näed, mul talvemüts ka peas. Sealt tahad minna või? No võtame sealt siis. Tšo, bled, siia vaja tulla! Kes võtab see? Tšo, bled! Siia vahe vaja! Aga kus sa läheb nüüd? Nii samas sõidab illust vaja. Normaalne põka või? Väga hea. See on pask, et kui tolmu tuleb suhu üle on savi. Kurat, kus see särisama hakkab siin. Selline see elu on siin. Sitt raisk. Niimoodi on päris mõnus tööd teha. Kui me ainult riisusime seda, siis oli see, et kõrdi full martaled. Aga nüüd on normaalselt põhaga sõita. Põhaga mulle õige, kui nii ilgelt meeldib sõita. Aga see on jällegi see, et järjest paned ainult põkatan ja jälle tahan ja jälle ei meeldi, eks ole. Aga niimoodi sükest tööd teha. Vahepeal põkaga, vahepeal riisutsin. Amane. Siis me eelmises videos vaatasime Joonasega seda videot, kuidas see sitt kasvab. Siis me arvasime seda, et see on nagu hooajaga tulnud, aga tuleb välja see, et need põõsad on umbes kuu ajaga tekkinud siia 1 kuuga. See ongi minu jaoks nagu huvitav, et kui ta nüüd on ära surnud või? Vist on ära surnud või? Et kas ta siis kasvab ka edasi või? Sest minu loogika ütleb seda, et nagu kasvab siis, kui ta on roheline. Mõned on siin rohelised, aga mõned üksikud. Manageriga siin rääkisin ka, ütlesin nagu, et kasutu taim, siis ütles, et on jah. Ja siis mõtled taime, põletame ära sest sita. Demo tuuning osa 2. Suur väike pakene või? Väike. No see väikse. Mis see on? See läheb siia istme kõrvale. Põmm. Siis kukku midagi istme siia vahele. Saab juhtmed ära võita. Musta augu blokaator. Musta augu blokaator. Välja näeb küll äge. Välja näeb väga äge. Ongi niimoodi sipsti panen lihtsalt peale või? Batman või? Välja näeb tõesti hea. Väga hea näeb välja. Väga mõnus. Näeb hästi. Mille jaoks on nüüd üldse? See on see, kus see õhku ja külma ja sooja ja... Mida? Sa tellisid siukse asjad. Täitsa vekkis. Sa vaatad nutine. Muidugi. Ma läksin sinna demosse, panin Mitsubishi Lancer aksessoris ja... Noh. Sa saad selle välja vaadata. Ja. Täitsa reits. Noh. Nii julm kui palju asju. Julm, ma räägin mingi
10 pluss asja, ei. Mingi 15 asja umbes just. Ta põletanud kuradi. Siis enne ja. Jumala ilus asi, ma üldse ei saa aru, mis see häirib siin. Biljääd, carbon fiber. Viia, normaalne, jah. Näe, vaata, need tellisin ka. Head, kui kurad leidsin. Siin on vaata see. Ma ei näinud, kus see akel lahti tuleb. See peaks helendama, vaata. Nupud on, aga kuradi tule siis seal. Lumineid. Nupu peale saab panna klipsu, vaata. Jaa. See tundub täies nutine. No ei, lõvimärk on ka veel siin. Tegelikult tundub kuradi... Katsuge, kui peab. Noh, edu. Edu, jah. Seda mul läheb vaja siin praegu, jah. Mul on nüüd see, et ma ei tea, millest alustada. Kuradi, ma alustan äkki leedidest. Vaatan, kas see jupp töötab. Temu Tanelne. Siin on ka mingid uspid veel. Hüüraana. Kuradi eriti nutine siia. Ei, siin peaks ikka mingi pult olema siis. See on telefoonist. Da ladna. See on päris huvitav. Mul oli see äpp juba telefonis olemas. 2 lühikest, 2 pikka on ju. Seda ma mäletan, et see kleepekas väga hea ei ole, sest mul on siin anti riie ka. Tõenäoliselt ma pean ostma mingi tugevama kahepoolse teibi. Kuradi pimedas ei ole kõige parem siin seda teha, aga ilge vajadus on teha. No nii. Mamma! See on elus piduliad, See vaata, mis meeleolu on. Oi, блядь. Вот это жизнь, See on elu, Oi, see on äge. Kurat, see on äge. Väga äge raisk. Ainuke juhe, mis siin nüüd justkui jäi nähtavale, on see juhe siin. See juhe, mis tuleb nii-öelda siia. Ja siis siit läheb laiali. Noh, siit äärest justkui on näha, on ja siit äärest ka näha. Aga ülend on Mihkel. Oh, see raiske. Ei, kurat, see ikka vihane, jah? Ei, ta on vihane nüüd, jah? Selles suhtes oli see, et ma tean nüüd ma tean, miks siia need katted pantud oli, sellepärast, et see oli katki. See on täiesti katki olnud, see oli mingi lambi siit peale pandud. Aga kurat, sobib väga hästi reisk. No pimedas ma arvan, et ei saa seda efekti kätte, aga kurat, neid asju on nii palju siin. Paneme need klipsud. Tead, mis tuuning käib praegult? Kuradi vaata peeglit. Leedid on juba sees. Liigu jätsi praegu. See on vaata, see on veits downforce'i. Saab kiiremini sõita. Mis sa tellisid terve peegliga? Kleepsuga panin peale. Temu ju, come on. Vaata, palju mul asju siin on. Vaata, Lancer. Noh. Siuke tuuning käib praegu, et ise ka ei usu. No mõned. Amana. See on hea. Ja väga hea. No näita siis. Vaata. No ma räägin. Ja no kuradi ainuke juhe, mis on see, sest seda ma ei saanud kuidagi ära veita. Ja kõik muu said ära veita. No näed mingit juhet või? Ei näe. No võt, näe. Sass. Näe? Ma räägin, kuradi leedimeister. Anna mulle mingi leed kätte. Vahetad kirjala nüüd või? Kuradi peaks leedi peale minema küll vist,
äge ju. Muidu see matt. See on suht Nietzsche asi. Teeb töö ära, aga mis mul probleem on see, et ma ostsin liiga väikse. Ma ei teadnud, mul taguots nii suur on. Noh, see ongi sinul igasugused kuradi need lõiked on ja lõikad endale sipsti valmis on ja, aga ma ostsin selle liiga väikse. Tegelikult on normaalne. See on tegelikult normaalne asi ja tegelikult on. No ütleme, igal autole kindlasti ei sobi, sellel autole sobib. Ütleme niimoodi. Kõige tähtsamad asjad ehk siis istmed. No, üks pool on pantud, no mul kuradi see ei tõmba sisse, muidu kuradi näeb päris nutin on. Aga kuradi äkki vaja sisse istuda lihtsalt. Istu sisse, kurat. Aga muidu kurat panek on justkui nagu lihtne. Aga noh, mis sa tahad? Kurat temu ju. No need istmed näevad normaalselt välja, vaata ainuke kuradi perse on siin see. Kergelt õhku sees. Õhku sees on, ma ei saa kuidagi. No sellepärast, et see on mõeldud mingile sirgele istmele põhimõtteliselt. See ei olnud ka Lanceri oma, see oli mingi... Ei oli küll, no palju Lancer, aga noh, vaata ta istuks tegelikult jumal normaalselt. No see on siuke kuradi ja siin on kõik siuke. Kuradi tahad asja näha või? No, mis? Lipu jessi. Saad närviga muuta või? Muidugi saab. Räägi midagi, vaata, kus laulab või? Ja laulab küll. Pede ära viskab pahale. See petab ära küll. Võib-olla pean. Sa pead mingi ägedama rooli ka panema. Ära hakka. See ei sobi üldse sinna praegu. Praegu see rooli sobi üldse. Aga muidu kurat see täitsa nagu Nietzsche värki. No selles suhtes on normaalne, vaata, see ongi see. See ongi see, mis ta kuradi õhus on. Muidu on täitsa päris nagu... luksuslik näeb välja. Jah. Pane ka kuradi Volkswagen GTI aksessoris ja hakkas scrollama. Niimoodi mana sinna kuradi auku ukkusin. Küll varsti tunne ära need autod. Siuksed white bodykitid asjad on peal. Varsti on tere. Kuule, ma tegin engine swap'i. V10 vahel praegu. Kuule, ma täna trenni ei tule. Mul kiiret. Pane väga kangema mootori. Tagant viisid sinna teisel poole. Ees. No vaata isegi kuradi ei näe juhtmeid või? Need kahtled näeb. Kus sa teisel poole läksid sellega? Kus need juhtmed on? Siit ta tuleb. Kuskilt tule tagant tulid. Tulid ka või? Jaa, polstri all on kõik juhtmed. Sa ikka viitsisid mõelda. Ütleme niimoodi, et ma ei teinud seda asja esimest korda. Ma olen natuke leedipoiss olen. Ma teen sulle siis ülevaate nendest asjadest, mis ma ostsin ja valges. Ma ütlen sulle seda, et siis, et mida ma ostaks uuesti ja mida ma ei ostaks uuesti. Kurat. Ei, see enne, kurat selle ostaks raisk. See on äge asi. Alustame tagant. Noh, see porimatt ütlen, et normaalne. Ma pigem ostaks. Aga see on need peegli, need klipsud, need ostaks 100%. See on äge. See töötab ka istmed on ja. Nad näevad täitsa okei teile, noh see on nagu kuradi. Äkki see tuleb kuradi istumisest välja. Mis ta kuradi õhku täis on. Muidu näevad ees väga niitšed välja. Ütlen ausalt, väga niitše näeb välja. Taga vaatad niimoodi kaugelt, normaalne. Hakkad lähemalt vaatama. Perses. Istmekatmeid ostaks, aga ainult ette. Ainult siis, kui nagu istmed oleks nagu täiesti perses. Ainult siis ostaks. Lihtsalt, et nii-öelda nagu praegu on nagu normaalsed istmed ja tahaks nagu ilusamat asja ei ostaks. Kohe kindlasti mitte. Ma arvan, et ükskõik, mis auto mul on, seal on kas tehase poolt leedid või minu poolt leedid. Aga seal on leedid. Selles võid kindel olla, sest nagu äge. Ja no samas, kui nüüd sina tahaksid enda autole osta leedeni, siis
noh, nii palju kui mina olen nii-öelda nagu õppinud, siis kõige mõistlikum on teha niimoodi, et mul on siit võtab poolu on ju ja siis siin on mul see kopsakas on ja siit mul läheb nii-öelda nagu laiali. Et kui sinna keskele paned selle nii-öelda koblaka, siis sul on kõige lihtsam neid juhtmeid ära peita. Kui sul nüüd näiteks keskel seal on sigarisüütaja auk, siis on veel ideaalsem, siis sul seda eest juhet ei ole. Mul on siin ka see sigarisüütaja, see on tegelikult nagu olemas, aga see ei tööta. Nii, mis ma veel ostsin? Need katted. Täitsa nitše. Normaalne. Täitsa okei. Kord neid asju oli nii palju, et ma ei mäletagi need enam. Oli veel midagi või? Muidugi on. Kaivame kruaavi. Ei kaiva. Kaivame ikka. Kaivame kruaavi. Ei kaiva. Siin on siuksed asjad. See on siis õhutus. Siit alt jookseb jõest, tuleb see suur toru. Seal ka neid puid ikka kastetakse. Vaata, kui sina neid pähkleid närid, eks ole, on ja siin üks sepamees ütles, et ühe pähkli jaoks läheb 10 liitrit vett. Nii et kui sa neid pähkleid sööd, siis tea, et Aafrikas on lapsed, kellel pole vett. Sina närid neid. Greta Thunbergit tuleb praegu kommentaariumisse, ma näen juba. Gretade. Aga mandleid sööd on ja mis see nüüd häda on? Mis see kaevamise muss on? Silveri laule. Täitsa õige muusikariisk. Kus on sinu keteo? Üksi maame. Kõrtsu laua taga. Kurat, oota, ma teen Eesti tempoga praegu. Rahulikumalt. Take your time. Take your time. Aga siin mingit väravat ei ole või? Lihtsalt ongi... Mulda täis ja... Mul on liiva täis. No umbes nii on jah. Hea küll või? Sa veel tahad või? Aga mis selle point on siis see, et võtab sealt torust õhu välja ja siis tuleb suurem surve. No keera. Ei midagi juhtu. Aga mis tal häda niimoodi olla on, siis känguruud söövad seda või? See on hea küsimus. Mis tal häda niimoodi on? Või mingi pask tuleb siia, siis see suurem pask või? Valge kiibriga inimene käis vaatas. Ütles, et siia on vaja seda. Lõpul on siis metallitöö. Ja õige. Jah. On sirge ka või? Küll. Aga ma arvan, et me peaks tiksuma veits. Ma arvan, et me tegime liiga kiiresti. See on siin Austraalias harjumatu veits, et siin peab nii aeglaselt tööd tegema. Ridade vahel pead lugema, kas on oluline töö või ei ole. Sest see, kui me neid oksi nüüd korjame, see on täiesti mõttetu töö lihtsalt. Fucking kärbsed. Täiesti mõttetu töö. Ja siis me ikka kuradi kooserdame ikka väga palju. Mis on ka mõnus. Kuradi tumbleweed, Mul on mingi kuradi allergia tekkis sellest nägu kuradi punni täis ja kuradi siin on. Seda ma enam nii näppida ei tahaks ja seda vist ei näpi ka enam, see töö sai meil tehtud. Kell on praegult, 13.41, teeme 20 minta. Eriti kui veel meile rõhutati seda, et võtke rahulikult. Võtke rahulikult. Nad võib-olla on aru saanud, et me teeme liiga kiiresti tööd. Ma arvan, et nad on aru saanud, et võtke rahulikumalt. Me ei ole kuradi Eestis, et siin keegi ründama tuleks. Siin Austraalias ei ründa keegi. Ainult kord ussid ja külm. Neid ka pole siin. Ja neid ka pole siin, jah. Miks me, muidugi me tulime Joonasega sellepärast siia, et siin oli tööd, aga tegelikult mina sinna Põhja-Austraaliasse pigem ei tahaks minna ka.
seal Põhja-Austraalias on soojem. Mis seal oli? 20 kraadi oli päeval või? Oli mingi, ma oli 26-7 või? 26-7. Aga seal ongi see, et noh, nii-öelda Eesti suvel siis Austraalia talvel on seal nagu soojem. Aga seal on neid ussi ja kuradi ämblikuid nii palju, et ma ei viitsi nendega tegeleda. Ma pigem olen siin natuke külmas. Hommikul 10-ni. Läheb võib-olla veel külmemaks. No ei saa minna ju, kuradi ei saa miinusesse minna ju. Meil on ju feels like, mis oli 0,5 oli üks hommiku. No sellest külmemaks ei saa minna. Auto see temperatuuri näidik on ikka nulli mul näidanud juba. Nulli ka või? Aga... No ei saa miinusesse minna või saab? Kerget miinust võib-olla tuleb, aga... No üle 5 miinus ikka ei lähe ju. Selle kannatab ära. Kurat kahju, et sa seda pasahaisu ei tunne, mis siin on. Sest noh, siin on need kompostivõnnikud. Kurat siuke sita haised täitsa persees. See ongi see, et pannakse ühte unnikusse, siis pannakse vett, siis vist vesi teeb midagi sellega. Paneb seda pH-taset juurde vist või midagi sellist. Ja siis kompost valmib ja siis pannakse puud alla seda ja... Jeesus, mis pasahaise. Et siin ongi see, et siia me panime need sprinklerid eile, terve päev sai vett see, et vist on siin see, et kui sa paned vett sellele kompostile, siis mingi reaktsioon, et mingi hape või mingi asi hakkab tööle, eks ole, ja siis see kompost läheb nii-öelda nagu viljakamaks. Saan mina aru, aga muidu vist seda vett ei pandaks siia ja ongi hästi. Nagu sa, ma ei tea, kas sa siin videos näed silmadest. Kuradi mul hommikul nägu nii paistes sellest kuradi tumbleweedist, noh. Mul kehal tekkis mingi ilge reaktsioon. Mis on? Mingi reaktsioon. Mu kuradi keha täppe täis, kõik on perses. Aga kahju, kurat, et sa seda pasahaisu ei tunne siin videos. No siuke pasahais on siin täitsa persees. Teeb kopsud puhtaks. Külm on. Pasahais on. Nüüd hakkame kuradi külmas veega mängima. Elu on ilus reis. Ja mul on siuke tunne küll iga hommiku, et nagu full joober, no silmad on nii paistes, kotid on silmad all. Magan tegelikult normaalselt. No õlut joon, aga õlut ma olen terve elu joonud. Ma arvan, et ei kindlasti ei ole õlust see siin. Kuradi komposti. Siin on tõenäoliselt mingid oksad, mis ta ütles, viinamarja need kestad. Ja siin on need viinamarja farme on ka hästi palju siin. Ehk siis kõik, mis mädaneb, kõik pannakse hunnikusse ja siis kurat nuusuta seda mädana. Paneme siia klõpsu peale, siit edasi vesi lähes. See on pers ka, et nüüd need on sitased. Nüüd me paneme vee käima, sest sa näed, mis me kurat tegema hakkame raisk. Hingame seda sitta. Väga hea, väga hea. No, sul on kopsud puhtad juba või? Mis puhtad? Kopsud. Viljakad. Viljakad kopsud. Saab tobi teha rohkem, siis kopsud on liiga puhtad ja asi tuleb. Käi perse. Ükski tööta või? Pane kiiresti. Ta ei hakka keerlema nüüd, noh, väga hea. Põmm, väga hea. Krrr, käib siin. Soenda seda sitta siin. Väljad! Ei põrsa. Küüraano. Keerle nüüd, noh.
no miks sa ei keedle? Fuu, bled. Mis sul häda on? Puhta peetis või? No mis sul häda on? Pane kuradi nõele. No, harra ei pea reiski. Töötab. Me hakkasime Joonasega sellist väga huvitavat tööd tegema. Siin on need mandlipuud, istikud. Ja see on päris huvitav. Kuidas seda tehakse on see, et pannakse nii-öelda nagu see seeme kasvama, nagu sa näed. Siis siin on see puu nii-öelda nagu maha lõigatud ja see on pandud see õige see nii-öelda puu siis võetud nii-öelda nagu nendelt õigetelt puudelt ja pandud niimoodi uus see siis kasvama. Miks seda tehakse on see, et siis see on nii-öelda siis nagu see õige sort, et pannakse nii-öelda nagu õige puu kasvama. Et me loemegi praegult siin need üle, et meil on siin see mõõdupuu, istik nii kõrgel, siis selle saab juba maha panna. Ehk siis ongi see, et siin nüüd tuleb kohe talv peale. Talveks ta lehed kukutab maha ja siis saab seda maha istutada. Ehk siis tegelikult see, kus me need selle kuradi, miks mul nägu kuradi punnine on, vaata, kus me need pallid ära korjasime, ära põletasime, sinna lähevadki need puud kasvama. Ühe rea peal on umbes täpselt mingi, mis tal oli, 600 pluss puud ja siin on mingi 17 rida, 10 pluss 1000 puud. Meil on vaja kõik läbi lugeda, siit hakkad minema. Mul on hea kuradi kõrgus, on täpselt vöö all siin, vaata. Panen oma kuradi pulga siia, hakkad minema siit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 69, 70, 100. Ja kui on 100, siis teeme siit ühe väikse joone. Siis kui sassi läheb, siis saab uuesti lugeda. Siin on 100. Ja niimoodi korrat paneme kõik puud. Kordi aju läheb päris sassi, see on juba reiski. Mina tegin selle teise rea, Joonas tegi esimese rea. Ja nüüd siis kontrollin mina Joonast ja Joonas kontrollib mind. Ja siis vaatame, kas me sama numbri. Väga väike tõenäosus on, et me saame sama numbri, aga vaatame, lähme lõppu ja siis vaatame. Palju said? 283. Oh, kurat, siis on väga hea. Mul oli 289. No suures. Teine rida, esimene rida? 359. See oleks kuidagi versus. Võtta. Mul on 290. Kuidagi väga elva. Teine läks väga täpselt. Ma võtsin endale uue tehnoloogia, sest juba nüüd kärbes. Fubled. Sa kurat oled selle kuradi sita sees, seal tuleb mulle suhu nüüd. Kurat, ei saanud kätte. Uus tehnoloogia on mul see, et vaata kalkulaatori peal. Teen niimoodi, et pane siit 1 puu, 2 puu, 2 puu, 3 puu. No, mul on see, et siin peas mul on nii palju mõtteid kogu aeg. Ja kui ma nüüd need numbrid ka sinna pähe panen, see ei ole hea kompott, siis ma mõtlesin, et ma ei taha enda pead. Ei ole mõtet pähe prügi panna, eks ole, nii. Siis ma teen niimoodi. Aga ma näen, et Joonasest teen, ma ei tea, kas kurat 2 korda kiiremini, aga natuke teen ikka kiiremini. Aga nüüd selgub see, et kas need numbrid on nagu õiged ka. See on nii kaua mandariini. Kõret, et saige. Ma vist võingi mandariini sööma jääda. Mul vist on kunagi olnud see mandariini allergia. No nii meeldib. Eestis talvel mingi kotitäie mandariines on ikka umbes päevas või? Mis see kott on, see mingi kilone või? Äkki on kilo või? Päevas kilo mandariine ja mingi 3 hurmaad. Suvel läheb 1 arbuus läheb, ma ei tea, 3 päevaga või? Suur pild võtta. Meeldib. Peab sööma. Meeldib. See on kahju, et need korrad valmis ei ole. Eesti UV on praegult.
salvel siin. Päris karm. Kuidas see peremees siin, manager, ütles, et see kõige hullem töö ongi see, et noh, kui seal see panevad seemne maha ja ta kasvab ja see, et sa lõikad ära ja siis paned nii- öelda kleebid selle õige asja kleebid külge. Noh, niimoodi saab neid puid kasvatada. Sa võid ka, ma ei tea, kas muidugi tänapäeval need noored ei tea neid asju. Aga näiteks, kui sul on, ütleme, kasepuu, eks ole, ja teed sinna koore sisse väikse lõhe. Paned, ma ei tea, kas okaspuu hakkab kasvama, ikka hakkab vist või? Seda ma pole teinud, aga seda ma olen teinud, et kasepuule panin vist lepa kasvama. Tegin koore sisse väikse lõhe, ja panin lepa oksa sisse, teibiga ringi. Sest oli mingi, seda ma nüüd ei mäleta, kui kaua ta kasvas, ma nii ole väike, kui ma seda tegin. Aastaga ikka vist. Ja 5. 459. Palju sul oli? Mul oli 4. oli 471 ja 5. oli 386. Päris jälle topelt lugemine. Mis on muud teha? Kurat, ma loodan, et me järgmine nädal teeme mingit normaalset tööd. Need farmid, kuhu me tegelikult pidime tööd minema tegema, need hüppasid alt, nagu ma aru olen saanud. Traktorid olid ka vist katki, ja see farm on nii-öelda siis selle kontraktori nii-öelda nagu enda farm ka, aga enamasti nad teevad siin nii-öelda siis nii-öelda teistele farmidele seda puude lõikamist ja korjamist ja kõike seda väetamist ja no kõike, et teistel farmidel on põhimõtteliselt nagu maa, puud kasvavad ja siis nemad lihtsalt käivad nagu tegemas neid asju. Näitan sulle nüüd seda jõusaali, mis meil siin kodu lähedal on. Täna on laupäev, ravastan väe. Türitünt. Ma nüüd olen siin, ma ei tea, 3 nädalat käinud või midagi sellist. Nagu loogika ütleks mulle seda, et kui sa jõusaalis ei käi, siis sul keha ei ole nii kange. Mul on just vastupidi, mul on just nüüd keha hakanud siuksega pehmeks minema. No võib-olla sellepärast, et enne kui ma trenni teen, vaata, siis ma rullin kõik valusad kohad üle, ja 30 on nii-öelda nagu päris lähedal, ja nüüd hakkad tundma seda 30 elu. Peab ikka enda kehaga tegelema. 10 aastat tagasi oli savi ja soojendust ei pidanud tegema, ja lihtsalt läksid peale, võtsid hantli kätte, hakkasid tegema kohe, ja nüüd on 20 minta. Mudi ennast kõigepealt enne, kui saad midagi tegema hakata. Kuidas mina vaatan, et jõusaal on hea. Ma vaatan tavaliselt selle järgi, et kui palju on jalamasinaid. Sest jalamasinaid keegi jalgu ei tee, vaata. Need koguvad tolmu lihtsalt, vaata. Ja kui neid on nagu palju, neid masinaid, mis tolmu koguks, siis on nii-öelda nagu see inimene, kes organiseerib seda jõusaali. Tema on nagu teadlik ja mõtleb asjadele. Need inimesed, kes Eestis gymmi jõusaalides käivad, no see jõusaal on põhimõtteliselt samasugune. 120 esimene, paneme 140 täna on hea päev. See muidugi on perses, et siin on neid raskuseid nii vähe. Vahepeal otsima, kus sul need raskused on. Kurat, ma isegi vaatan, et nagu liiga palju tolmu siin nagu ei ole, et inimesed ikka teevad jalgu. Tavaliselt ikka ei tehta ju. Või kuidas sellega on? Mulle on küll väga palju öeldud, et ma jalgu ei tee. Vana ajaraisk. Jõusaalis käida, jalgu ka teed või? Ei tee. Noh, poja, kruvid lahti sul siin. Mul on ikka räige see otse tee pealne OCD. Ma lihtsalt vahin kõike kogu aeg. Kruvi lahti. Ma arvan, et mitte keegi pole tähele pandsin seda, et kruvi seal lahti on. Aga tuleb Rentiku Tanel ja ütleb, et kruvi on lahti. Noh, teeme siis natuke peled. Kurat, oleks isegi veel võinud peale panna. Praegu tuli 9 kordust. Ma tavaliselt olen see vend, kes teeb 6-8 kordust. Soendussett on tehtud. Ma olen enda jaoks liiga kaua olen trenni teinud juba. 10 aastat. Ma olen enda jaoks selle ideaalse asja nagu leidnud. Minu ideaalne asi on see, et mul esimene sett on siuke väga kontrolliv, teine on plahvatuslik ja 2 viimast on jõu peale.
see on nii-öelda nagu see, mis mina olen leidnud, et mis minu kehale on kõige parem. Tavaliselt ma ikka olen nagu klappidega, siis ma enda häält ei kuule. Nüüd ma nagu kuulen, mis häälitsusi ma tegelikult teen. Õnneks rahvast on vähe, siis ei ole piinlik. No nii vina ei ole piinlik. Piinlik on siis, kui siuke väike tortsuke sealt tagaotsast tuleb. 190 mööbelit. Soome naist hakkame nüüd lükkama. Juba taimer läbi või? Oi kurat. Noh. Oi kui on hea. Kurat, siin tuli ka 9 kordust. No siin tuli 6 kordust, see on täpselt see õige. Eestis ma arvan, tegin ikka mingi 260 oli või. Raskused on ikka natuke alla läinud. See, kui ma vahepeal 7 kuud trenni teinud või jõusaali trenni, siis niisama vehkisin veits, aga tegelikult noh, see on mõttetu minu jaoks. Kui sa nüüd mehena mõtled, et mis kurat, ükski normaalne mees ei tee tagumikku. Ei kurat, teeb küll. Nii palju kui mina naistelt olen kuulnud, siis kui mehel on ikka ilus tagumik, noh, nagu mehed vaatavad, et ega need naised kurat on samasugused nagu mehed, sama nilbed nagu mehed, aga nad lihtsalt oskavad varjata seda paremini. Mehed ütlevad otse välja. Praegu on 60 peale, aga Eestis oli 80 esimene risk. Ikka nõrgemaks olen jäänud. Siin jõusaalis tegelikult siin on mingi jiu-jitsu ja crossfiti tehakse siin ja sinna saab ka justkui minna, aga ma crossfiti vend ei ole kohe kindlasti. Jiu-jitsu ka väga ei ole. Oleks siin mingi tai-boks, siis ma läheks. Kakelda mulle meeldib. Aga kuradi maadelda teiste meestega. Pigem valiks need naissoost isikud, kellega maadelda. Tuleb. Oi kui hea. No kui sa mõtled, miks ma kuradi tuharat teen, sest noh, mul tuhar on kuidagi maha jäänud jalgadest. Ja siis ma pean seda nagu kaasa aitama, sest ma põhimõtteliselt igal jalapäeval midagi teen tuharile. Sest ongi see, et nagu minust käest küsitakse ka, et mis trenni sa teed. Ma teen seda trenni, mis mul on vaja teha. Nagu need interneti kommentaariumis ütlevad kõik, et mul on jalad hästi väiksed, et siis ma olen hästi kurb kogu aeg. Siis ma pean jalgu tegema. Muidu ma ei teeks jalgu. Kui neid interneti kommentaatoreid ei oleks, siis ma ei teeks üldse jalgu. Aga nad kurat ütlevad, mul on väiksed jalad kogu aeg. Siis ma pean jalgu tegema. Ai kurat, juba aeg minna. Sellised jõusaalid mulle meeldivad. Üksed agrod veits. Mingi kuradi lambi kuud kuskil tehtud ja. Ei tule rohkem. Võib rahule jääda. Tubli tulemus. Kuradi lens on udune. Terve kuradi trenn ja nüüd lõpus näed siis. Palju varem. Mõned inimesed päris tihti küsivad ka mu käest, et mis kuradi treening äppi ma kasutan. Mul on treening äppi, nimi on FitNotes. Seda ma täitsa soovitan. Näeb välja siuke ja mul on see ostetud versioon ka. See oli mingi ühekordne makse, mingi 10 euri oli või midagi sellist. Ta mul näitab, vaata nüüd siin näitab mulle, et eelmine kord mul oli esimene set oli 40 kilo on ja ma ei tea, kas see on kilo või. Igatahes 40, siis ma tean, kus kohast nagu alustada. Ja ma tean, mitu kordust või eelmine kord tegin, et selles suhtes on nagu hea. Siin alguses on see, et läheb natuke aega, et sa pead enda kõik need harjutused sisse panema kõik see, aga ma tegin seda paar aastat tagasi ära ja nüüd olen liugu lasknud. See on muidugi see harjutus, kus mehed naisi vaatavad. Sina pead nüüd minu perset vahtima. Mõnus sa ei pea vaatama. Soovitav on, et ära vaata. Värdi hea, pinguta risk. Anna talle. Kui hea. No need inimesed, kes nii-öelda trenni teevad, nemad minu praegusest kavast näevad seda, et ma teen põhimõtteliselt ainult jala tagaosa. Sest mul ongi see, et mul tegelikult ongi ülakehal on 3 kava
ja alakehal on 3 kava. Eks ma teen kordamööda ülakeha, alakeha ja jala tagaosale on mul siis 2 päeva, jala esiosale on 1 päev. Miks jala tagaosale 2 päeva? Sellepärast jala tagaosa on mul nõrgem. Kurat, ikka päris head on raskused praegult. See on jah, ma arvan, et kuskil mujal jõusaalis Eestis vähemalt ei ole. Nagu siin on puhureid hästi palju, kliimat ei ole siin on ja külmaks läheb ainult öösel siin keegi jõusaalis ei ole. See on ka muidugi hea, et see on 24/7 jõusaal, kuigi mul siin väga vahet ei ole. Eestis ma käisin nendel debiilsetel aegadel jõusaalis vahepeal mingi 5 hommikul ja 6 hommikul ja 12 õhtul ja öösel. Siis kui oli väga palju tegemist. Sest jõusaali põhiaeg on see 4, ma ei tea, 7-8 ja siin peale tööpäeva tuled 4, tavaliselt juba mingi 5 siia. Jumala normaalne. Pole kordagi olnud niimoodi, et peaks nagu ootama. Eestis lähed gymmi sinna, kell 5 lähed sinna, no siuke loomaaed, et täitsa perses. Liiga palju inimesi. Mulle inimesed ei meeldi. Sellepärast ma kaameraga suhtlengi. Korrat ei tulda, 75 väga hea raskuse. Aga kui sa mõtlesid, et eelmine tuharamasin oli siuke naljakas, eks ole, et mis asja mees teeb siukest harjutust, siis no see on veel parem. Siin aja laiali. Eesti keeles on siin hea rääkida, keegi ei saa aru, millest ma räägin. Aja laiali, jalad laiali. Et see on jällegi, ma muidu siukest asja elu sees ei teeks, kui mul tuhar ei oleks ala arenenud. Kõrdi see, no alguskoht peaks siin olema, miks mul siin on? No, mis liigutus see on nüüd? Aga kurat, tunda on raisk, väga hea on. Üks asi, mis siin Eesti jõusaalidest nagu väga-väga palju erineb, on see, et Eestis on ikka kombeks see, et teed jõusaali ära, eks ole, ja siis lähed pesema, pesed ennast puhtaks. Siin on pesumaja siuke. Üks kabiini ja ongi kõik. Et siin nagu peale jõusaali väga ei pesta ennast. Näiteks üldse pestakse, aga eks ikka vist pesevad ennast, aga peale jõusaali nagu ei pesta siin. Ja see ongi huvitav, et nagu üldse, kui ma olen kuskil välismaal käinud jõusaalides, nagu kuskil pole sellist kultuuri, et nüüd järsku peale jõusaali peseks ennast. Igal pool on ikka see, et mine koju pese, mida sa meie vett raiskada. Aga võib-olla siin ma saan sellest aru ka, et ütleme, et oled jõusaalis, pesed puhtaks ennast peale jõusaali, tuled välja, väljas 40 kraadi, saad jälle higine, ehk siis võib-olla ei olegi pointi ennast pesta. Aga mis üldse pesed siis ennast? Nii homme haisid jälle. Jalaleedid on ikka ägedad raiski. Kuheta. Kurat, ma näen oma susse. Naabri meie susse näeb ka. Ostsin endale gitarri ka. Sest ma kurat gitarri päris ammu pole mänginud. Sa raiske! Jesus! Kes siin muusikat ennem kuulas? Kurat, see hakkab kõrvadele. Aga siuke jõusaal on ja väljast on ka siuke kuradi kuutne. Vist oli nädal oli mingi 30 toltsi või 40 toltsi vist või. Igades ütleme mingi 60 eurot äkki kuus või midagi sellist. Väga normaalne hind. See on päris huvitav asi, et siin jõusaalis siin on deodorandipurgid nii-öelda nagu sipsti niimoodi, ma ei tea, kas justkui nagu igal pool, aga mõnes kohas on see, et nagu ära haise. Pane endal väike sutsa nagu kaenla alla vaata, kui haised. Et see on ka nagu huvitav, Eestis nagu ei ole seda. On. No mida kuradid? Kus sa jälle hakkad kurat niimoodi rõuskama? Ma tahaks midagi rahulikku praegu, et praegu ma olen trenni ära teinud, ma tahaks maandada ennast. Sa hakkad mul siukest kärtsu panema, noh, kuradi Austraalia kantrit ja kuradi jaale. Vaba!